tere varahommikust, head sõbrad, nagu kuulete, ei ole minu hääl veel üles äranud. Me oleme terminali teenindusjaamas ja miks me niimoodi riides oleme? Sellepärast, et iga hommik algab siin väga teadusliku tööga. Täpselt nii, peab olema kohvikontroll igapäevane, igal hommikul tuleb üks inimene, kes läheb masina juurde, laseb masinast joogid välja ja mõõdab, kas temperatuur on õige, kas piima vahu tihedus on paigas ja siin nalja ei ole, sest kui inimene tuleb tanklasse, tahab saada täpselt õige temperatuuriga kohvi, sest nii on just kõige parem. Ja kes need seda teadustööd läbi viivad? Täna meie, aga muidu igapäevaselt üks neist on Angela, juhataja, tere! Tere hommikust! Sa tuled juba suure termomeetriga, graafik, eks ole? Kontroll, checklist. Clear for take-off. Kõikides teenindusjaamades iga vara hommikul me kontrollime mõlemad kohvimasinad ära, vaatame üle kogused, vahud, temperatuurid ja üldpuhtuse. Kas mõnikord võib juhtuda, et kohvimasin on öösel lolliks läinud, ise mõtlema hakanud ja kõik on täitsa valesti? Seda juhtub, paanikaks ei ole põhjust. Sul on olemas detailsed retseptid, kui palju, mis ja siis pannakse kõik jälle paika. Just, mõõdikud on paigas. Ja meil on üks teine inimene veel, keda me tahame tutvustada ja temagi on ikkagi professionaalne teadlane. Tema on mees, kes on välja mõelnud need retseptid, et kui te tulete kohvi ostma, siis saate tänada seda meest tulevikus. Tere hommikust! Mihkel, sul ei olegi riideid seljas? Ei ole, kahjuks. Tahad olla anonüümne, ma saan aru? Ei taha olla anonüümne. No ma mõtlesin lihtsalt, et kui sa käid teenindusjaamades ringi, et inimesed muidu tulevad ja hakkavad sind kallistama ja tänama, et sa oled nii hea kohvi valmis teinud. Seda võiks juhtuda. Mulle tundub, et me oleme võib-olla üle riietunud selle töö jaoks, aga samas teadus on tähtis, me tahame kõik oleks steriilne. Kui kaua sina oled juba kohvisid maitsnud elus? No kohvimaailmas on 10 aastat. Milline on üks hea hommikune kohv? Minu jaoks tegelikult hea hommikune kohv on filtrikohv, aga väga hästi sobib ka tegelikult näiteks flat white, mis on samamoodi olemas terminali Dark white. Flat white. Flat white. Just. Mõtlesin uus kohv on. Varajane kellaaega, mul isegi kõrvad ei tööta. Kohe tuleb. Kohe. Nii, Mihkel, palun. Flat white. Nagu tellitud. Suur aitäh. No vaata maitse, kas on hea ka. Ma kõigepealt segan selle läbi. Sul on alati see tagataskus olemas, jah? See on üks põhiline tööriistu kohvi degusteerijal, mis on siis kaplingu lusikas. Piimajoogideks alati läbi segada. Espresso kukub läbi ja kui sa ei sega, see esimene lonks on lihtsalt piimane jook. Okei. Väga hea. Kui sina sõpradel külla lähed, tõenäoliselt nad peavad alati kartma juba arvestama sellega, et sa ühel hetkel tõmbad tagataskus relva välja. Mul on kohvimasin täna katki, kahjuks ei saa sulle pakkuda. Äkki tahad teed? Mida sina hommikul jood, kui me räägime kohvitoodetest? Kange cappuccino. Kange cappuccino, siit tuleb. Mul on natuke aega. Nii, kange cappuccino, palun. Aitäh. Cappuccino ilma pulgata. Ma saan aru, miks inimesed elu nii raskeks elavad. On tuleks pulk. Saadad öelda, et lihtne rekkamees tuleb siia hommikul kohvi võtma ja siis ta käib niimoodi ringi. Oot, sõbrad, kus on pulk? Ma ütlen ausalt, mina teadlastega ei vaidle. Ma isegi ei tea, mis... paika pandud, siis on paika pandud. Ma toon pulga. Palun. Suurepärane. Ja mina võtaks sinna piimakohvi. Oota rahu nüüd, miks see pulk siin oluline nüüd on? Lattel cappuccinol jääb pulk ilusti püsti. See näitab kohvi vahu kvaliteeti. Kui sa ka nüüd käid sõpradel sõbrannade külas, keegi enam kohvi tegelikult ei paku selle? Pakutakse ikka. Kas sa seal ka küsid niimoodi, et kus pulk on või? Ei. Aga kas sul enda lusikas ikka on? Mina käin ainult pulgas. Soovib veel keegi kohvi? Mina võtaks piimakohvi. Ei ole kedagi. Lähme. Kohvimasin on ekraaniga, nagu tänapäeval kõik asjad. Kui sa nüüd lased kohvi, mis see õige on, kuidas see on korrektne? Terminali kohvid tulevad Robert Pauli Roasteri rüstikojast, mis on Soome vanim. Ja erinevus on selles, et hämarik, mis sa siit võtad, on 100% araabika ja teisest masinast saad robustaga. Ehk siis, kui sa pigem tahad sükest pehme maitse kohvi, soovitan sul siit võtta, kui tahad natuke on tumedamad, siis sealt. Üks on mõeldud nagu hommikukohviks ja teine on mõeldud pärastlõunane või õhtuks näiteks. Nagu selles mõttes koidik ja hämarik. Just, täpselt. Nii ongi, jah? Esimest korda elus kuulen, et masinatest ei tulegi sama kohv. Las ma arvan, must kohv peab olema kange nagu tökat. Ta päris tökat ei peaks olema niimoodi, et ta sul jääb suulakke kinni. Kuna siin näiteks Keeniat sees, siis ongi see maitse tegelikult natukene marjane. Kes tahab nüüd seda kangemat, siis talle pigem see koidik võiks olla siis sobilik. Ma sa rääkisid juba riigi nimede asjadega, mul läks natuke asi läks lappama, aga ma saan, et siin on siis natuke leepem, jah? Just, ütleme nii. Ma soovitan selle kõigepealt siis läbi segada. Mida ma siin musta kohvi segan? See on ju täitsa juba must kohv. Et ta veel paremini ära seguneks. Must kohv. Hea. Täitsa tipp-top must kohv, jah. Angela, palun tule astuma ligi nüüd ja vaatama, kas tegelikult on ka hea. Oluline on musta kohvi puhul, et temperatuur
Mis te arvate, mis võiks olla temperatuur? No ma arvan ikkagi kuum niimoodi, et siit Tallinnast Tartusse oleks ta ikka veel jätkuvalt soe. Circa 80 kraadi võiks olla. Täpselt 80 kraadi. No see on juba uhkustamine. Muidu on okei, aga midagi nagu oleks natuke puudu. Ma ütlen see ausalt, sa ei näe üldse enda moodi välja praegu. Noh, see on täitsa Robi moodi. Käib praegu... Sa vaata, kui meil liha siin sees on. Äge. Väga maitses vanakooli pirukas. Kohe õige värk. On ju? Muidugi. Ma võiks iga päev testimas käia. Sündinud rekaga. Vaata, kus see liha pirukas sees. Testime näiteks cappuccinot. Nii, spetsialist, kuidas tundub, masin töötab korrektselt? Korrektselt. Cappuccino, doktor. Ideaalne. See pulgapanek, eks ole? Just. Mis te arvate, mis võiks olla selle kohvijoogi temperatuur? No gramm jahedam, 60. Väga õige, 63 kuni 68. 63,4. Cappuccinot juuakse tavaliselt ju hommikul. Oleneb maitse-eelistusest, et... Ei, tallased ei joo kunagi pärast lõunal cappuccinot. Siis on ainult espresso. Ja peale toitu ka ei tohi juua. Mingid maitsed on kuidagi võõrad. Midagi on nagu valesti. Teeme kohe kõik korda. Sensoorsed motoorikad, aga tööle, pane kirja. Inimene reageerib. 5 palli skaalas 6, 7. 6-7 kindlasti praegu, mul on praegu väga hästi. Sa paned retseptis paika palju uba panna või mis see moodi see protsess käib? Grammid, espresso koguse milliliitrites, piimakoguse, piimavahukoguse. Maitsed on ka nii koidikul kui hämarikul siis vastavalt Eesti tarbija eelistusele välja töötatud. Mitu grammi ühes kohvis on seda kohvipuru, mida te jahvate? Selle topsi kohta siuke circa 15 grammi. Et see tähendab seda, et kui ma näiteks terminist ostan, siis kõikides jaamades samamoodi, aga kui ma lähen kuskile mõnda muusse kohvikusse, siis võib olla sama uba, aga lihtsalt keegi paneb grammikese vähem kohvi hoopis teine maitse. Sama uba kusjuures olla ei saa, et need ongi ainult terminali jaoks välja töötatud. Mida, kui palju espressosse läheb? Samamoodi 15 grammi circa, milliliitrites on ta natukene suurem kui tavapäraselt kohvikus, kus on 30 milliliitrit, eks 50 milliliitrit on espresso enda kogus võimalikult lähedal. Ja see maitset ju ei mõjuta kuidagi või? Kuna see kukkumine on kõrge, siis ta jahutab selle joogi natukene kiiremini maha. Ma ei olegi kuulnud seda, et liiga kõrge kukkumine oli espressol. No vot. See läks ikka lahjaks kätte ära. No seda on siin õite vähe, eks ole, nagu espressos on. Loopsud samamoodi läbi. Selle jaoks ülus 65. Täitsa okei. Kui on liiga madal, ütled, et tal oli täna väga kõrge kukkumine. Jah. Puudu. Ikkagi puudu, jah. Oh! Paigas. Anna veel nüüd, mis nüüd? Mihkel, tahad ka? Jätan vahele, aitäh. Ei, aitäh, hommiku pannkoogid söödud. Praegu on mina teada. Mis sa ütlesid? Selle juba olen ka mina teada. Ja nagu te näete, teadlased on oma töös väga osavad. Palju kuum. No nii. Tehtud, suurepärane. Korras. Siin oli robustalt, oli väga hästi tunda. Oli, jah. Selle popcorni tuli ideaalselt välja. Aga nüüd ongi küsimus, koidiku espresso on joodud. Milline võiks olla erinevus, kui me laseme nüüd hämariku espressot? Kas me peame teise espresso veel tegema praegu? Otse loomulikult, sellepärast, et nad on ju erinevad. Espresso peaks olema siis natuke leebem. Mul on kõht päris täis. Ei, no aga espressot on ju vähe. Ka ilusti seal 60 juures. Sa ei taha proovida seda? Ei, ma nii vara hommikul nii palju kohvi ei joo. Tere hommik. Ma ei taha seda öelda, aga midagi on puudu. Nii on täiuslik. Maitsevahe on tunda? On tunda, aga ma rohkem ei jaksa. Äkki nii võib öelda, et testitud tänaseks? Jaa, kohvid ongi testitud, aga kakao veel ei ole. Mis on tore kakao juures, on loomulikult see, et erinevaid maitseid on palju. Robi, millist maitset sa praegu kõige rohkem iha läks? Kuidas? Millist maitset sa kõige rohkem tahad praegu? Ma ei taha üldse praegu, aga muidu ma joon martsipani. Pole üldse küsimust, martsipan on täitsa olemas. Vanill ja karamell on ka, aga ma panen praegu siin martsipani. Praegu juhtus selline lugu, et siia tuli ainult martsipani siirup. Kas sa tahad seda juba või tahad kakaot ka? Ei taha. Jaa, aga me peame ju testima. Nii, et kakao tuleb siia ka peale. Ma panen selle heaks just karamelli ka. Ja austatud teadlane, teie kakao on kohale jõudnud. Ma tunnen seda martsipani ja karamelli väga hästi. Natuke raske süüa, eks ole, pool hullus. Moodi pirukas. Masin on korras. Pirukat, kaneelirulli tähendab. Oh, näed, juba kukuvad asjad. Masin on täitsa korras. Teadlaste töö on tehtud, võime vist allkirjad panna, kõik vastas nõuetele.
ja suurepärane töö. Niimoodi, viskame ka siia kiiresti allkirja alla. Nii. Tööpäev on tehtud. Ei ole, Robi. Mustakivi teenindusjaama kohvimasin on kontrollitud. Kus järgmine on? Jüri teenindusjaam. Jüri teenindusjaam, nii et söö ruttu ära ja liigume edasi. Meil on veel 25 jaama.